Jumala sõna ütleb, et võitjad jõuavad taevasse. Ja eriti Ilmutuse raamatus on see ilusasti näha ja ma kõigepealt just nimetangi mõningaid asju. Seal on need erinevad kirjad kogudustele, kus öeldakse võitjate kohta 2:7 on öeldud sedasi, et see, kes seal võidab, saab süüa elupuust, see on juba taevas. Siis 2:11 öeldakse sedasi, et teine surm ei tee enam mingit kahju nendele inimestele, kes võidule jõuavad. No see teine surm tähendab seda igavest lahusolekut siis Jumalast, eks. Ja 2:17 on öeldud sedasi, et võitjad saavad selle valge kivi ja saavad uue nime. 2:26 räägitakse seda, et võitjatele antakse meelevalda paganate üle. No seda, ma mõistan sedasi, et seda saab juba siin, need, kes on võidukad ja kui kogudus on võidukas siin selles maailmas, siis ta on tegelikult ka selles valitsevas positsioonis siin selles maailmas. Saame valged riided, nimi on eluraamatus ja seda ei kustutata 3:5. Ja issand on tõotanud, et ta tunnistab meid isa ees. 3:12, et ta teeb meid sambaks Jumala templiks. Ja 3:21 ütleb seda, et võitjad saavad troonile istuma ja nii, et kiitus Jumalale kõigi tegelikult nende tõotuste eest, mis siin kirjas on. Meie ei ole veel võidule jõudnud, sellepärast me oleme veel siin. Nii kaua, kui me siin elame, me keegi ei saa ütelda, et oleme võidule jõudnud, see on siis, kui läheme usust nägemisse ja siis on asi selge, kas jõudsime võidule. Aga kiitus Jumalale, et täna on tegelikult veel see hetk ja see aeg, kus me oleme valmistumas. Ilmutuse raamat, ütleme seal 11. peatükis räägib neid selliseid hetki, et kui seal need 2 tunnistajad, et metsaline võidab nad ära. Ja need tunnistajad küll tõusevad hiljem üles ja ütleme, see nende lugu on selline. Aga 13:7 Ilmutuse raamatus on räägitud sedasi, et seal on jälle selline moment, kus metsaline võidab ka pühasid, aga mitte kõiki. Sellepärast, et kui ma teen lahti selle, ma need lugesin lihtsalt, nii kui olin välja kirjutanud mõned mõtted, aga ja 13:8 Ilmutuses on öeldud, on öeldud niimoodi, et hakkasid kummardama kõik ilmamaal elavad, kelle nime ei ole maailma rajamisest saadik kirjutatud, tapetud talle eluraamatusse. Ja sest, et see 13:7 ütles, et talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita. Ja talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana hõimu üle. See on väga tõsine tegelikult hoiatus, et ei ole sugugi, ei ole nali. Siis me vahest võtame niimoodi, et me oleme Jumala kaitse all, et see kõik on nii lihtne, aga me näeme sedasi, et ikka hoiatus on tõsine selle koha pealt. Aga ütlen sedasi, et mitte kõik ei saa võidetud ja sellepärast 15:2, kui paneme siit tähele, siis on öeldud nii, ja ma nägin otse kui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime armu seisvad klaasmere ääres ja Jumala kandled käes. Ja sellepärast, kallid, nii, et on võimalik tegelikult võitjate hulgas olla ja võitjad on igal juhul on olemas. Ja sellepärast, et siin oli kogu aeg issanda jutt oli see, et mida lihtsalt võitjad pärivad ja sellepärast lihtsalt tuletan täna kõigepealt neid mõningaid asju meelde. Ja me võidame tegelikult koos tallega, siis tähendab koos issandaga, see on siis 17:14 ja seal on ka väga oluline võitjate koha pealt ütlemine. Ja 17 siis 14, nad hakkavad sõdima tallega ja tal võidab nad ära. Sest tema on isandate isand ja kuningate kuningas ja koos temaga võidavad need, kes on kutsutud, valitud ja ustavad. Nii et kutsumine, valik, see ei ole põhimõtteliselt ei ole nagu meie probleem. Aga ustavus on tegelikult on kindlasti meie probleem, et meie ustavaks jääksime. Ja 21 peatükk seal räägib sedasi juba väga selgelt ka nendest asjadest, kui seal Johannes näeb uut taevast ja maad, siis ta räägib nendest asjadest, mida siis võitjad pärivad. 21:7, võitja pärib selle kõik ning mina saan temale jumalaks ja tema saab minule pojaks. Ma ei hakka seda kõike, mis on eespool on kirjutatud, praegusel hetkel lugema. Aga see mõte ja see sõnum, mida ma täna tahan jagada, ongi selleks julgustuseks, et me võidule saaksime. Sellepärast, et ei ole me veel võidul ja väga tähtis on see, et me nagu mõistaksime seda, et meil on tegelikult on võitlemist. Ja nüüd on nii, et täna ma tahangi nagu neid asju nagu selliselt nagu paika panna. See oli mul niimoodi, et lugesin just Johannese evangeeliumi ja siis ma äkki sain nagu sellele
võidule jõudmise sõnumi. Ja siis ma orienteerusin nagu selle peale ja kuulasin mõningaid Andrei Zapovalovi jutlusi, mis olid nagu sellel teemal ka ja täna tahan lihtsalt nagu neid asju nagu jagada. Ja nüüd me räägime seda ju väga selgelt kogu aeg sedasi, et Kristus on suur võitja ja ta on võitnud tegelikult meie ees ja me võidame need koos temaga ja need on need asjad. Aga nüüd täna tahaks nagu mõned asjad niimoodi selgeks saada. Et jah, Kristus on võitnud ja me oleme selles võidus ja käime selles võidu käigus, käime kaasa ja ütleme, et väga paljud asjad on meie jaoks nagu lihtsalt on nagu olemas. Aga on asjad, kus me ise peame võitjaks jääma ja sellepärast täna tahan just nendele asjadele tähelepanu nagu pöörata. Meil on võitlemist saatanaga veel, see on ka täiesti selge, me näeme, et seal alles ilmutuse raamatu lõpupoole, seal enne 1000 aastast rahuriiki, kui saatan kinni seotakse, seni on tegelikult on saatanaga võitlemine. Ja kuidas see saatanaga võitlemine on, see on selline, ta on niisugune kahe otsaga asi, et ta on ja ta ei ole ka. Teate, saatanaga võitlemine on meil selliselt, et vaata, kui me anname talle tegelikult maad, siis on meil, kui tal on õigus tulla sisse, see eriti puudutab, ütleme kindlasti seda vabastuse poolt ja teemat, et vaata, kui uksed on kinni, ta tulla ei saa, kui aed on ümber, ta tulla ei saa. Ta ei saa lihtsalt sisse marssida, tal ei ole mitte mingisugust õigust. Aga kui inimene ise annab tegelikult maad ja sellepärast on niimoodi, et sõna ütleb väga selgelt, et me ei annaks tegelikult kuradile maad. On asjad, mis lihtsalt annavad talle selle õiguse, kus ta võib tegelikult sisse tulla. Hiop oli seal Vanas Testamendis, see oli selline õige, kelle juurde kurat pidi küsima, et kuule, et ma tahaks minna, aga no ei ole põhjust. Sellepärast aed on ümber, elab ja toimib kõik õieti ja lihtsalt ligi ei pääse. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna näed, tuletan meelde sedasi, et kui me ise tegelikult põhjustame neid asju, kui me elus on selliseid, ütleme, asju, mis annavad kuradile maad, näiteks mis asjad need annavad, isegi laiskus võib olla see, mis annab kuradile maad. Ja sest, et me peame tegelikult olema innukad, peame olema hoolsad või siis igasugused imud ja värgid, imude tõttu juhtub palju inimeste eludes siin, siis on üks selline asi, kus kurat saab väga maad, on see, kui meie ego või meie mina tõuseb väga üles. Need on kõik sellised asjad, mille külge vaenlane saab tegelikult kohe kleepida aga nüüd paned tähele, võidad laiskuse, ütleme, see on nagu võit enda üle. Kui ma räägin täna võitlemisest nagu sellises mõttes, siis see on nagu, sa justkui nagu võidad ise ennast. Aga kui sa selle ära võidad, sa võidad ka selle territooriumi ära korraga, mida vaenlane sai kasutada. Nii et see on nagu 2 ühe korraga saad kätte. Või samamoodi nagu imude koha pealt ka võidad ära ja vaenlasel ei ole ka tegelikult võimalus seal meelitada enam. Ja oma minaga täpselt samamoodi, et kui sa selle paned paika, siis samamoodi sa võtad nagu korraga nagu ka vaenlaselt need võimalused ära. Ja sellepärast on see nii, et me ei tohi tegelikult ise neid saatanale neid territooriumi anda. Samamoodi on niimoodi, et vaata need haisvad asjad, kõik, mis me elus haisevad, need asjad, mis on läinud haisema, vaata kõik igasugused, ütleme, igasugused haavad ja asjad eriti haisevad ja vaata, kui on selline, et kui ta mädaneb ja haiseb midagi kuskil, see tõmbab tegelikult ligi kärbseid ja ütleme, kõik need sellised tulevad siis sellisel hetkel. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil peab olema see hea Kristuse lõhn ja kurat ei salli seda ja ta selle juurde ei tule. Aga kui ta näeb sedasi, et meie eludes midagi haiseb, et näiteks, et meil on nii, et teed suud lahti ja hakkab üks tagarääkimine. Tead, see on selline, ütleme, et ja ega need inimesed aru ei saa. Lihtsalt ütlen sedasi, et hiljuti saan ühe inimesega poes kokku. Me räägime võib-olla minuti, aga sellega sai juba tublisti tagarääkimist tehtud. Tead, ma ikka püüdsin kogu aeg vaikselt eemal astuda, et ütlesin, hea küll, et ma ei tea ja las ta olla, tead, ja tahtsin nagu sealt ära minna. Aga lihtsalt midagi teha ja mõtlen sedasi, et aga ma saangi aru, see inimene, ta absoluutselt sellest aru ei saa. Et ta on täielikus sellises mõttetus asjas, millega sa tegeled. Mis sa teiste elusid arvutad, mis sa nendest edasi räägid, mida see sulle endale annab, sellepärast, et see on selline asi, et Jumala sõna arvustab seda tegelikult väga, väga otseselt. Endast ei rääkinud ta tühjagi, eks. Aga teistest pani ta kohe ritta igasuguseid. Ja sellepärast on see nii, et kallid, lihtsalt peame nagu ennast ka nägema. Me, kes käime Jumala sõna juures, vähemalt meile tuletatakse nagu seda meelde. Ja kui sul sees elab Jumala vaim, siis on ka nagu see sul meelde tuletaja ja see aitab meid selle koha pealt. Aga mida see inimene, kes siin selles maailmas on, tal ei olegi nagu neid häid nõuandjaid lihtsalt sellises moel nagu võttagi, ei Jumala sõnast ega ka Jumala vaimust, kes
seda aidata võiksid. ja sellepärast on see nii, et need on need kurvad asjad. no Efesuse kirjas, kus Paulus ütleb sedasi, et me ei annaks maad kuradile, no ütleme, et tark on nagu vaadata niimoodi, nagu mis puhul ta nagu seda ütleb. ja sellepärast see on Efesuse 4:27, kus ta räägib sellest, et me ei annaks kuradile maad, ja siis on niimoodi, et kus kohas need asjad seal on, hakkan natuke ettepoolt vaatama, eespoolt vaatama. 22, vana loomus tuleb jätta, mis laustub petlike imude käes, saada uueks oma mõttelaadilt, uuendada oma mõtlemist, riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt tema tõe, õiguses ja vagaduses. Tuleb jätta valetada ei tohi, tuleb rääkida tõtt oma ligemisega. Kui vihastud, siis ära tee pattu, äike ärgu looju kui vihastumise üle. Ja siis on öeldud, et ära anna kuradile maad, kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd. Siis on niimoodi, et ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulajad saaksid armu. Ja ärge kurvastage püha vaimu ja ütleme, igasugune kibedus, raev ja viha ja kisa ja teotamine, see kõik jäägu siis eemale koos kõige kurjusega. Ja sellepärast me näeme sedasi, et vaata, need asjad olid need, mis tegelikult otseselt on ka kuradile tegelikult maaks, mida temagi tegelikult kätte saab. Ja sellepärast on see nii, et ega ma ütlen nüüd, me räägime praegusel hetkel seda, aga kui palju on vaenlasel maad minu elus? Ega mina ka ei oska kohe seda ütelda, kui Jumala vaim seda nagu ei paljasta. Ja kui palju on seda üldse nagu, ütleme, kui Jumala rahva elus, kui palju on nagu seda maad, mida vaenlane saanud. Sest et ta teeb seda kavalal viisil meelitades ja ütleme, rääkides justkui nagu mingisugust tõtt, sest et ega need jutud, mis siin selles maailmas praegusel hetkel on üsna keerulised. Ja sellepärast on see niimoodi, et üksnes issand tegelikult teab, milline on tegelikult tema positsioon. Ma usun sedasi, et see käib kõikuvalt meie eludes. Vahest on niimoodi, et vahest oleme me nagu rohkem nagu Jumalale lähemal ja õigema koha peal ja vahest jääme kaugemale ja eks see on kindlasti sellises teatud mõttes nagu sellises pidevas muutumises ka siin selles maailmas. Nii et lihtsalt kõigepealt selline hoiatus selle koha pealt, et me ise tegelikult anname maad, aga selle maa me saame ära võtta kohe. Mitte enam, et anda siis vaenlasele, vaid võtame selle ära ja pigemini olgu see hoopis Jumala riigi kasutuses ja tarvitada. No nii, Jeesus võitis, võtame Jeesuse võitude koha pealt, Kolossa kirja 2. peatüki lahti. Kiri kolosslastele 2:15. Ja siin on öeldud sedasi, et Jeesus tegelikult, saatana tegi relvituks. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Tegi relvituks valitsusest, viis vange võidukäigus kaasa, erinevad tõlked nagu ütlevad selle sõna. Ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et ega surma ja surmavalla võtmed on ka saatana käest ära võetud. Need on Jeesuse käes, ilmutusraamatu alguses on see väga selgelt ja kindlalt öeldud, nii et need võidud on tegelikult, mida meie teha ei saa. Vaata, ta tegi saatana relvituks, aga ta võitleb edasi ilma relvadeta, võiks ütelda, lihtsalt ta võitleb selle kisa ja selle irmutamisega ja ütleme, sellises mõttes, mida ta praegusel hetkel teha saab, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et need põhirelvad ja asjad ja ütleme just ka need võtmed, mis ta käest ära võeti, sest et issanda käes on surma ja surmavalla võtmed. Ja meie issand on see, kes avab meile uksi ja nagu seal Philadelphia kogudusel on öeldud sedasi, et vaata, kui tema avab, siis mitte ükski seda ei sule. Aga me paneme seda tähele, et ega alati ei ole tegelikult meil avatud uksed. Apostel Paulusel ei olnud ka alati, ta vahest ütles, et näed, et vaata, hoopis saatan takistas, ei saanud minna. Aga kuidas see niimoodi saab olla? Kas Jumal ei saanud hakkama siis selle saatana takistusega? Oleks saanud küll, kui oleks olnud vaja. Aga kui ei olnud vaja, ta lubas selle takistusel olla. Ja sellepärast on see niimoodi, Apostel Paulus oma elus oli ju sedasi, et ta palub, et Jumal, võta ära see vai, mis mu ihus on, eks, ja see saatana ingel, kes on seal rusikaga löömas. Ja Jumal ütleb, et ei võta ära.
sulle saab mu armust küll, sa elad sellega koos. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, isegi täna ütlen sulle sedasi, et ära sa arva, et sa üldse kõike võidad. Sest et me ei näe Jumala sõnas mitte kuskil, et meie nagu kõik asjad võidaksime, et oleksime sellised, et ja veel eriti ise siin. Absoluutselt, osad asjad me võtame, selle võidu võtame issanda käest vastu, mida me üldse omame. ja osades asjades antakse meile seda armu, et me teatud asjad saame nagu võita. aga mõned asjad jäävad tegelikult võitmata ja meie siin seda maailma ei muuda. Ei aita see, kuidas me vahest on niimoodi, et meie muudkui tunnistame ja me muudkui ütleme. Teate, need asjad, mida tunnistada ja ütelda, põhimõtteliselt on need, peab ka Jumala käest saama. Nii nagu ütleme, et seal 5 Mooses 28, see, mille külge sa oma käe paned, eks, et kõik need asjad on õnnistatud. No kas on kõik asjad õnnistatud, kuhu sa oma käe oled pannud? No ei ole. Sellepärast, et tegelikult isegi seda peab tegelikult Jumal juhtima, kus me käed lähevad. Sellepärast, et me muidu mõtleme, et me trambime igal pool, kuhu su jalad alt astub, et vaata, Jumal tõotas Abrahamile, et kuhu su jalad astub. Olen ise ka astunud neid sammusid ja olen teinud ja oleme vahest nagu mõelnud, et sellega võtame. Ei võta mitte kui midagi, kui see on meie oma trampimine. Absoluutselt ei võta. Aga kas Abraham siis läks niimoodi, et ise tead, et igale poolt alla? Ei, mine sinna maale, ei teagi, kuhu sa lähed, ma näitan sulle, käi seal ringi ja vaata, seal oli. Ja vahepeal läks Egiptusesse ja see ei olnud talle tegelikult antud ja see tallamine ei aidanud mitte kui midagi. Egiptus talle ei antud, eks, sinna ta läks ise. Aga seal, kus teda Jumal ütles, et mine, vaata, seal oli tema koht. Me näeme sedasi, et Abrahami elus on nii nagu õppida sedasi, et vaata, Lott võis kõike, nagu võiks ütelda. Sest et ta ütles, et et hakkame nüüd jagama maad, et kus sina, mina olen. Abraham ütleb, tead, mina ei saa, vaata sina ise. Sest mina ei tohi tegelikult niimoodi võtta. Mina pean võtma selle, mida Jumal mulle näitab. Aga sina võid ringi vahtida ja minna sinna, kus tahad. No vahtis ringi ja läks Soodomasse, eks. Ja siis on niimoodi, et siis Jumal tõstab Abrahami silmad ja ütleb, vaata nüüd. Ja mine sina, võta need paigad ja kohad, need on sulle. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen seda, et täna on niimoodi, et me ei ole kõikjal üle võidukad. Me oleme võidukad, oleme tegelikult seal, kuhu Jumal meid läkitab, kuhu Jumal meid saadab ja sellepärast me võime minna sellesse valesse kohta, kus me absoluutselt võidukad ei ole. Ja sellepärast on see nii, et väga, väga tähtis on see, et see oleks meie eludes nii. Ja ütleme, et need on põhimõtteliselt on head õppetunnid ka vahest, et kui me saame nagu kogeda sedasi, et olime vales kohas, tegime valesid asju ja peame vahest ka lihtsalt ära tulema. See on kuulekuse küsimus tegelikult väga tugevalt ja sellepärast ma isiklikult olen saanud selle sõna just, et see aasta on väga suur tugev kuulekuse proov ja ka mulle, ma täpselt kõike veel ei tea, milles see kuulekuse proov on, midagi ma aiman, milles mu kuulekuse proov tuleb, aga issand on seda ütelnud ja ta nagu valmistab mind selle jaoks, et lihtsalt olla kuulekas. Aga teate, see on selline, et sa oled siis, võiks ütelda nagu selle, ütleme siin selles maailmas, maailma jaoks ammugi oled nagu põikpäelselt kuulekas, eks. Aga ka kristlaste jaoks tähendab see seda kindlasti. Ma olen üsnagi veendunud selles, et vaata, kui sa oled kuulekas issandale, siis on niimoodi, et sind lihtsalt ei mõisteta, et miks sa niimoodi käitud. Aga nii paraku see on, et ega teisiti seda kuulekuse prooviga teha ei saa. Nii et kiitus Jumalale, et meil on issand, kellel on kõik võim, kes on iga valitsuse ja võimu tegelikult pea, ta on kõikide asjade üle. Ütleme, et ma teen selle Efesuse kirjaga lahti siin samas, mul on need Uue Testamendi kirjad, 1. peatüki näiteks salmid 21 ja 22. Ja kus on öeldud sedasi? Issand on siis kõrgel üle iga valitsuse, meelevalla ja väe, ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks ka kogudusele. Ja sellepärast, kallid, siin on väga selgelt räägitud, et ta on kõigest üle. Ta saatanast on ka üle, see on täiesti selge. Ja sellepärast on see niimoodi, et see kuri tegelikult saab tegutseda siin selles nii palju, kui tegelikult Jumal seda lubab siin selles maailmas. Ja sellepärast Andrei Zapovalov ütles sedasi, et vaata, see kurat on nagu, kuidas ütelda, sellises nagu mingisuguses nagu treeneri ülesandes või nagu mingisugune trenasöör, mis on kuskil jõusaalis. No jõusaalis ei ole mõtet käia, kui seal raskus ei ole, mida tõsta või millega treenida. No oleks ju mugavam, kui väga raske ei oleks jõusaalis, et lähed lihtsalt treenid, et midagi käeotsa ei peagi võtma, et vehid niisama natukene seal. Aga no niimoodi tugevust ei tule. Ja vaata, ja sellepärast on see niimoodi, et tegelikult need raskused, mida meie võitma peame, mida meie ületama peame, need teevadki meid tugevaks. Ja kes meile, ütleme, tekitab neid raskusi, eks vaenlane tekitab sedasi. No eks Paulus vahepeal kurdab sedasi, et hädas olid ka vale vendade käes ja vaevased näha ka Jumala rahvaga ja õed ja vennad ka teevad ja
isegi ütleme, et kui natuke tänasest teemast mööda minna, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et need inimesed, kes on meie ümber pandud, on tegelikult meie kasvatamiseks pandud. Abikaasa, keda sa saad, põhimõtteliselt on ikka, et ta su kasvatamise jaoks, sest me üksteist niikuinii lihvime nii, kuidas on tarvis ja kuidas on vajalik. Ja need on niisugused olulised asjad, naabrid on samamoodi, isegi riikide naabrid on selle jaoks, et meid lihvida selle jaoks, need kõik tegelikult on, Jumal on plaaninud selle jaoks, et see nõnda oleks, ta tarvitab lihtsalt kõike seda, mis on meie ümber. Ja vaenlast tarvitab just samamoodi ka täitsa otseses mõttes, ta on siin maailmas ja sellepärast, ja meil on temaga võitlemist ja me peame arvestama lihtsalt sellega. Ja vaata, ja sellepärast on niimoodi, et me oleme harjunud sedasi, no kurat, kao minema. Aga ta ei kao kuskil ennem, kui, võiks ütelda sedasi, kui on see alles, kui teda seotakse ja siis 1000 aastaks vangi pannakse. Ja pärast veel korraks lastakse lahti ja siis alles läheb tulejärve. Ja sellepärast on see nii, et kallid, vaata, seda palvet me ei saa teha. Aga mida me saame täna teha? Et me tuleme selle kõige kõrgema kaitse alla. Me tuleme issandale nii lähedale. Me teeme oma elus asju korda ja asju. Vaata, seda me saame teha. Ja siis, nagu ütlesin sedasi, ja kui jääb kuskil veel midagi, mida Jumal meile läbi, nagu lubab, kus jääb mingisugune nagu torkamise koht, kus su vaenlane torgata saab, siis Jumal teab ka seda, et tegelikult on seda vaja. Sellepärast see kindlasti on ka kasuks ja abiks siin selles maailmas. No ütleme, et kui saatanat ei oleks siin selles maailmas, kujutame ette. Aga mis me siis täna siin istuksime üldse? No siis ei oleks ju põhjust. Meil mingisugust põhjust ei ole, siis on niimoodi, et kõik marsime võidule ja nagu teist valikut ja eksimise võimalust ei olegi, mis asi see on. Aga ei ole niimoodi, on meil teine valik, on see, kes kiusab, kes meelitab ja sellepärast on see nii, et ja kiitus Jumalale selle eest, et me võime täna tegelikult nagu seda lihtsalt nii otse vaadata selle asja koha pealt ja mitte tegelikult nagu pahandada ka, et see elu just nii on. Jumal on seda just niimoodi lubanud. Kõik on tegelikult tema poolt loodud, kõike tema tegelikult valitseb ja sellepärast on see niimoodi, et kiitus Jumalale, et ta teab ja ta on suuteline meid päästma ka kõigest tegelikult kurjast ja igasugustest olukordadest. Nii et väga tähtis on nii, et meil tuleb asjad elus korda teha. Ja sellepärast on niimoodi, teatud asjad me saame korda teha, et saatanal ei oleks tegelikult ligipääsu ja mida rutemeni korda teeme, seda parem tegelikult see asi on. Nüüd on niimoodi, et üks variant, kuidas me saatanat saame kindlasti ka võita, on Jakobuse kirja 4.7. Ja see on selline lugu, et tuleb alanduda Jumala ees. Ja nüüd, ütleme, Jeesuse vend Jakobus ütleb väga otse selgelt välja, et alanduge Jumala ees ja siis, mis juhtub kuradiga, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, temale võib vastu seista ja ta põgeneb teie juurest. Ma ei hakkagi täna rääkima, siin ma nurga peale natuke märkisin sedasi, teate, kellega meil võib võitlemist olla? Meil võib võitlemist Jumalat ka olla. Sest, et me ajame Jumalale ka vastu, et me oleme ju nii kanged, et me võitleme kõigiga. Et see ei ole mitte mingisugust, probleemi inimesel, et ta on nii tegelikult vahest nii tähtis, et mitte midagi ta ei karda ja ta läheb hoopis ka Jumalaga veel võitlema. Aga siin ma täna ütleme selle kategooria, et ta on üldse välja, see oleks see kõige rumalam ja halvem asi üldse, mida teha saab. Ja sellepärast on niimoodi, et seal niikuinii võitu ei tule ja seal on kindel kaotus. Aga alistud Jumalale ja paned vastu kuradile ja siis ta põgeneb teie juurest ära. Ja see ongi tegelikult see meetod. Jumalale alistumine tegelikult ongi see. Ja need inimesed, kes tegelikult kurdavad, et kurat neid väga ründab, sa ei ole alistunud Jumalale. Sest kui sa alistuksid Jumalale, no kurat põgeneb su juurest ära. No ta ei saa sedasi, et kui sa oled täielikus tema Jumala alistumises, siis on see selline lugu, et kuradil ei ole tegelikult mitte mingisugust võimalust. Ja sellepärast on see nii, et ja nagu Rick Joyner ütleb selle koha pealt ka, et vaata nendes viimastes võitlustes, kus ollakse, et tegelikult on väga tähtis, et me oleksime kuradi jaoks nähtamatud. Mitte, et kurat kuskile ära kaoks ja tema väehulgad ära kaoksid, seda ei ole. Aga kui me oleme alandlikud, siis me oleme tema jaoks tegelikult nähtamatud. Ja aga kui me ei ole alandlikud, kui me oleme uhked ja tähtsad, siis on niimoodi, et siis me oleme ka just vaenlasele need sihtmärgid. Ja sellepärast on üks lahendus ongi see, et vaata, kui me alandume Jumala ees, siis me tegelikult olemegi kuradile nähtamatud. Ja sellepärast, et ta siis järgmine hetk ainult näeb, et kuule, et siin on Jumal ja ta laseb tegelikult jalga. Esimese Johannese 5.19 väga selgelt öeldud, et see maailm on kurja võimuses. Ja sellepärast see on. Jeesus palvetab, ütleb sedasi, et hoia neid siin selles maailmas. Mitte mingisugust probleemi ei ole selles, et see kurjus on siin selles maailmas. Ja ta lihtsalt palub kaitset ja varju. Ja sellepärast on see nii, et ja see on issanda määratud ajani kõik.
millal kogudus saab valmis, seda kõike tegelikult ütleme, Jumal on tarvitamas ja sellepärast tuleb omal ajal, kus tegelikult tuleb see muudatus, et saab selline asi tulla, üks selline õnnis aeg siin maa peal, kus issand valitseb ja vaenlasel ei ole tegelikult meelevalda. Nüüd järgmine asi, mille poole nagu pööran, on selline, räägin nagu õigetest ja räägin pühadest. Tead, siin on natuke on keeleliselt on meil vahest nagu raske, sellepärast et nagu, kui ma hakkan sellest õigetest rääkima, mõtlen nagu sellise nimega, võtame nagu Vanas Testamendis on need õiged, võtame nagu selle nagu aluseks praegusel hetkel, kui me mõtleme. Et Jumal otsib õigeid, kas Sodomas ja Gomorras on õigeid, eks? Et kui on 10, ei hävita. Väga konkreetne jutt, seal ei ole mitte mingisugust muud kriteeriumi ei ole, et need peavad olema need, keda Jumal saab lugeda, et kes on õiged, ta tunneb ära, kes on õiged ja panen tähele. Ja ütleme seal Ezekieli raamatus on räägitud, et kuidas neid õigeid märgitakse ära ja ütleme, et Jumalal on omad täiesti meetodid ja reeglid. Ja ega ta on see sama Jumal, ta samamoodi otsib. Nüüd meil on natukese nagu teate, mis asja natukese mõte ajab segi võib-olla, on see, et vaata, me oleme nüüd nagu Kristuses oleme kõik õigeks tehtud, eks. Me oleme pühadeks tehtud ja õigeks oleme tehtud ja siis on selline tunne, et aga no mis mul siin enam midagi. Kui ma olen Kristuses, siis ma olen õige, nagu mul ei ole mitte midagi teha. Kuidas sellega on, natuke mõtleme kohe selle juurde ka veel. Ja isegi, vaata, ja pühaduse koha pealt on ka järgmine asi, et tegelikult on niimoodi, et Peetrus ütleb oma kirjas meile väga selgelt, et olge pühad, nagu Jumal on püha, eks. Et olge pühad. Mis see tähendab? Kuidas sellega on? Tegelikult võtta pühaduse koha pealt ongi niimoodi, et ma räägin selle pühaduse juttu ennem ära. Inimene on valmis tegelikult püha mängima. Püha näo ette ja paned pühast riide ja teed püha soengu ja pühad kõik, ütleme, inimesel on väga palju selliseid, ütleme, meetodeid, kuidas tema arvab seda, et niimoodi ongi üks püha, kui sa hakkad seda tegema ja joonista see rõngas ka veel päheks ja siis oled püha valmis ja vaata, see tegelikult meeldib. Jeesus oli nii hädas tegelikult variseeridega. Ta ütles, et näite pühadena. Palvetate igal pool ja pühad, mis pühad igal pool, eks, aga seest olete nii korrast ära. Tegelikkuses on niimoodi, et inimene nagu vahest tahaks hakata nagu seda püha nagu mängima. Aga seda absoluutselt vaja ei ole. Teate, kuidas see Vana Testamendi juba see pühaduse lugu oli? Püha oli selline, kes sai puudutuse kaudu ka pühaks. Vaata, kui seal olid, et tegid need seal oma suitsutuspannid ja värgid ja see tuli oli seal peal ja ohverdati tehti, need said pühaks, need asjad sedasi, eks. Ja see, kui puudutati millegi asja külge, siis see sai pühaks ja see oli selline, niisugune, et need momendid olid sellised ja nagu teatud püha asju ei tohtinud puutuda, see oli, ütleme, kas või seda laegast, või see oli eluohtlik ja et see oli selline moment, et see pühadus tegelikult on selline nagu ühte teistmoodi, ma ütlen selle, kus kohas ma selle salmi võtan, ma võtan selle pühaduse koha pealt, see peaks olema 1. Korintuse 7:14. Seal on abielu jutt aga see annab ka väga selge niisuguse mõtte ja selle koha pealt, kuidas seda pühadust edasi antakse. 7:14. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Nii et kui on kas või abielu pooltest üks, kes on usus, siis on niimoodi, see teine pool pühitseb teist poolt juba ja laste koha pealt on öeldud, et nad on ka pühad. Ja mis seal siis oli? Mitte midagi muud ei ole, lihtsalt see kokkupuude on. Need kaks said üheks ja siis on lihtsalt on öeldud sedasi, et see mõjub niimoodi, et see mõjub sedasi, et see pühadus nagu on kohe nagu sellisel moel on edasi antud. Ja sellepärast, kallid, nii see ongi, et tegelikult on niimoodi, et me oleme pühad selle tõttu tõesti, et me isa on püha. Me oleme lapsed, me nagu kuulume nagu sellesse kategooriasse. Paulus kirjutab oma kirjad ju valdavalt on niimoodi, kirjutab kõigile pühadele. Millised need pühad olid? Ega need pühad ei olnud ka mingisugused ilmeeksimatud, kus ta kirjutab, sest et kui me kas või seda Efesuse kirja lugesime, et ärge valetage, varastage, see oli pühadele kirjutatud kiri. Ja sellepärast on see nii, et ka see tegelikult on niimoodi, et me näeme seda, siis see pühaduse lugu jääb selliseks, et see on niivõrd tegelikult, mis meile tuleb tegelikult Jumala käest. Aga nüüd selle õige koha pealt, ütleme, et isegi kui ma ütlen see õigsus, kui su mõte on kaasas selle koha pealt, siis selle õigsuse me tegelikult saame ka issanda käest, sellepärast, et me patud andestatakse ja meid tehakse õigeks ja me elame nagu selle tõttu. Aga meile jääb tegelikult, vaata nüüd, jääbki nagu see üks osa, mida Jumal ootab, et meie nagu nende õigetena ka siiski midagi nagu teeksime. Et ei valetaks, ei varastaks, eks, ei räägiks,
ütleme, et vaata, kas praegune aeg ei põhjusta niimoodi, et küll oleks rääkida poliitikast, me oleme targad, oskame presidentide kohta rääkida, mida nad kõik teevad, olgugi, et kordagi pole kokku saanud. aga me teame nendest nii hästi, et me võime teistele ka rääkida, eks. ja sellepärast, et et meile räägitakse, me räägime neid asju edasi. ja see on nii tüüpiline tegelikult on see selline lugu, aga väga tähtis oleks nendel õigetel, kui nad oskaksid suud pidada praegusel hetkel. lihtsalt oskaks suud kinni hoida, et ei ole vaja tegelikult kõike rääkida. ja sellepärast see on täiesti selline, et mina kogen sedasi, et kus koha peal ma pean suud kinni hoidma. nii sageli on niisugune, tahaks nagu midagi ütelda, lihtsalt nagu lõppideski või nagu nalja visates või lihtsalt ka kodus ka abikaasaga. ja täna ka, ma ei tea, või 5-6 korda vähemalt on niisugune tunne, kus suu oli mul jälle kinni, suu oli jälle kinni. ma ei ütle mitte kui midagi, mul oleks ütelda küll, aga ma ei ütle. sellepärast, et ma leidsin seda, et seda ei ole vaja. ja sellepärast sellel ei ole mingisugust mõtet. ja veel hullem on see, et tegelikult vaata, sõnad on sellised asjad, kui sa need välja lased, need lähevad täide ka veel. ja ega sellepärast nalja ka ei ole nende asjadega, sellepärast väga tegelikult valvata. ja sellepärast on niimoodi, et vaata, õiged on need, kes teevad õigeid asju. vaata, Vanas Testamendis olid osad kuningad, öeldi, et tegi õiget, oli nagu kuningas Taavet tegi õigust. oli selline, aga mis ta siis tegi, tead, eks see õige eksis ka, see Taavet ka eksis seal, eks. aga sealsamas on niimoodi, et ta on kuulekas issandale, on need kuningad, kes kõrvaldavad siis igasuguseid need ebajumalaid ja värke ja ütleme, teevad tegelikult, mis on vaja. ja ta ongi selle tõttu on õige. Vana Testamendis või ütleme, on see Noa ja ka Peetrus kirjutab tema kohta ka, see peaks olema 2. Peetruse seal kuskil 2:8, kus on öeldud ja ei, see on juba Loti kohta on öeldud see asi, eks. ta kiskus hukatusest välja õige mehe, Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga, sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piinanud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. ja sellepärast me näeme sedasi, Lott valis niisuguse koha, kus ta seal elas ja nüüd on niimoodi, et ta on õige, teda tuuakse sealt Soodomast välja, aga siis on öeldud, et ta vaevas tegelikult oma hinge seal kõige selle keskel, mida ta nägi päevast päeva ja mitu korda öeldud sedasi, et ta oli õige. Lott oli õige. ja nüüd on niimoodi, et kui me alati Abrami ja Loti paneme kõrvuti, siis see Lott pole mingisugune õige seal, eks meil. aga kui ta oli seal Soodomas, ta oli õige, mis õige. ja kui selle keskkonna jaoks nagu võtta, see on täielikult teistsugune mees, oli tema selles kohas. ja sellepärast, kallid, nii see ongi, et vaata, see, kuidas Jumal meid tegelikult nagu selleks õigeks nagu hindab, see on ka tegelikult on Jumal hinnatud. näete, siin on niimoodi, et püha vaimu läbi Peetrus kirjutab väga julgelt ja selgelt, et Lott oli õige. kui me seda Vana Testamenti ainult loeksime, siis me seda Lotti nii õigeks ei teeks. aga mulle nii meeldib sedasi, et Uus Testament mõned asjad räägib meile nagu selle Jumala seisukoha niimoodi välja, et kuidas nagu suhtuda. ta elas sellisel ajastul, kus oli õudukas, oli see elu. ja sellepärast on niimoodi, et ja tema tegelikult oli selle sugupõlve keskel õige, olgugi, et kindlasti jäi ta elus ka palju asju jättis soovida. aga lihtsalt issand on see, kes seda ka nagu on hindamas ja sellepärast on see nii, et issand otsib ikkagi õigeid. ja ütleme, et seal Psalm 37 ja ma ei hakkagi seda lugema, seal on õiged jõelad, ütleme, et seal on see terve süsteem, mida jumala sõna räägib, kuidas õigete sugu õnnistatakse ja kuidas õelad hävitatakse ja nende seeme kaotatakse ja ütleme, et seal on selline ja kuidas Jumal tegelikult kaitseb ja varjab ja õpetuse sõnades on öeldud, et õige kukub 7 korda, aga iga kord ta tegelikult tõuseb. ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on meile nagu näha ka. nii et saagu meile nagu need asjad ka nagu selgemaks, et ühte osa Jumal ootab meie käest, et me oleksime tegelikult need õiged. vaata, midagi peame tegema, kas või vaevad oma vaga hinge. kui ta ei oleks seda vaevanud, teda ei oleks õigeks kuulutatud. aga et ta seda tegi, siis oli Lott õigeks mõistetud. ja nüüd on niimoodi, et eks Jumal tegelikult teab samamoodi ka, mis on meie eludes nagu selline, et kus koha peal nagu see meie nagu selle õige tiitli nagu saame, et meie kohta saab ütelda, on õige. Luuka evangeeliumis on öeldud, et et näiteks see Luuka 16, 10-12 ja see on selline üsna mõtlemapanev asi, sellepärast et me alati nagu ei mõtle seda, et meil on niisugune eksam võib ka olla. aga vaatame seda ühte eksamit, millest Jeesus meile räägib. Luuka 16, 10-12. kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma?
ja sellepärast on see niimoodi, et meil ei tule nagu see mitte pähegi. Absoluutselt ei tule mitte pähegi, sellepärast et meil on niisugune tunne, et noh, meie kätte võib kõik anda. Aga jumal ütleb, et ei, ma annan sulle natukene kätte. Ja ma ei saagi sulle palju anda, sest ma nägin sedasi, et kuidas sa käitud vähesega. Või ma annan su kätte võõra asja. Ja kuidas sa käitud võõra asjaga? Mul on selge, kes sa oled. Mul ei ole mitte mingisugust rohkemat tõestust vaja, et mingit suuremat proovi teha. Ja täpselt seesama oled edasi, sellepärast, et mitte see, mis su kätte antakse, ei ole sind muutmas, vaid tegelikult on see, et see, kes sa oled ja kas sa enda juures üldse tööd teed, et sa muutuksid. Ja sellepärast see lihtsalt saab nagu sellises mõttes paljastatud. Ja sellepärast inimesed on tegelikult on ootamas. Ja ma mõtlen sedasi, et ma vahest niimoodi vaatan, ise ma neid lotosid ja asju ei mängi ja siis nagu vaatad, käid seal toidupoes, vaata nendes toidupoodides on ju niimoodi, et sa lähed leiba ostma ja ühtlasi on sul niimoodi, et sa saad neid lotosid ka osta ja krappida või ma ei tea, mis süsteemidega need käivad, aga igatahes osadel on niimoodi, et ikka ostab sinna juurde seda ka. Ja kõik ju ostavad tegelikult selles lootuses, et nad sealt varsti ikka rikkaks saavad. Ja sest et inimene nagu arvab sedasi, et noh, tal oleks juba ükskord õigus juba sealt juba seda saada. Ja teate, ja no ütleme, et tunned tegelikult nagu kaasa nendele inimestele, kes on nagu sageli tegelikult nende kohtade juures ja vahest on need ka, kes on nagu täiesti vaest elu elamas, ütleme selline näha, et üsna laustunud inimesed, no isegi mõne koha pealt vaatad, et kuule, kui ta seda viinapudelit ei osta, ostab selle, et noh, hea küll, et siis see on ka parem, kui seal paberitükki ostis, eks. Aga põhimõtteliselt on see sihuke, et õnnetu tegelikult on see värk, aga inimene nagu midagi ootab. Aga jumal ütleb sedasi, et ma tahaksin ju tegelikult sulle anda. Aga selleks, et sulle anda, sa pead need eksamid ära tegema. Sest et küsimus ei ole, et Jumalal oleks anda meile õnnistusi. Tal on anda kõikide jaoks. Ja sellepärast me peame lihtsalt nagu mõistma seda, et meie ka siin inimestena peame nagu selle õige inimese nagu sellise eksami nagu sellisel moel ära andma. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Et näed, täna võime natukese nagu mõtelda. No see on ühtlasi on siis seotud, saad nüüd aru sellest, mis ma räägin, võidule jõudmisest. Sest et noh, pühad peavad võidule jõudma, õiged jõuavad sinna võidule. Ja noh, ütleme, et kui pühad ja kui õiged ja noh, võime neid kuisid sinna juurde panna. Aga täna need saame nagu sellised mõned nagu mõtted nagu mõelda selle koha pealt, et siin on midagi tegelikult meil ka teha. Just eriti selle, et meie elus oleksid ka need, sest me teod lähevad kaasa, see õige inimese see pool peab tegelikult ka korras olema. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed täna issand meid püüab nagu selle koha pealt õpetada. Siis Jumal tahab meid õpetada, noh, ütleme, ma tulen võib-olla selle juurde veel, mis on seal Galatia kirjas, ütleme, mis on vaimuviljad. Vaata, tegelikult Jumal ootab meie käest, väga ootab sedasi, et need vaimuviljad tuleksid esile. No ütleme, et siin need vabadusaastad, kui ütleme, tuli ilus vabadusaeg ja siis vaimulikus elus tegelikult, mis tehti tähtsaks? Tehti tähtsaks sedasi, et teenistused peavad olema. Tead ikkagi täisajaga teenistus, see on üks õige Jumala inimene ja tead, ja paljud olid nagu sellest kiusatud, et nagu sedasi, et sa pead nagu leidma, sa pead mida tegema, et teed ise endale neid momente, me teeme lahti selle Galatia kirja ka. No see on kohe nagu esimene kiri peale siis seda Korintuse kirjasid, vaatan, et huvitav, et ta on nagu eestikeelses piiblis sellises tähtsuse järjekorras ja siis on nagu räägitud sellest inimese sellisest olemusest, et kuidas meie elada võime. Ja vaata, milline lugu, kui hakata lugema siin, mida Paulus kirjutab Galatastele. 13 salm hakkan lausa lugema, loeme kaugemalt natuke. Te vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses, armasta oma ligemist nagu iseennast. Kui aga te üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neelaks. Ja sellepärast on see nii, et noh, et Andrei just ütles sedasi, et kui palju on tegelikult on praegusel hetkel, et on noh, ütleme selliseid lahinguid, mida peavad pastorid, mida peavad apostlid, kuidas üksteisele saadetakse nooli, kuidas on tegelikult, ütleme, koguduste koha pealt võib olla niimoodi, et noh, hea küll, see tänane minu jutt ka, mis ma räägin, see võib olla teisele kogudusele niimoodi, ta ei saa sellest aru ja ta mõtleb teistmoodi, ütleb, ei, ta räägib valesti ja tead, ja me võime võitlema nende asjadega minna. Ja sellepärast see, noh, lihtsalt see tuleb niimoodi, et nii kergesti
selliste inimestel välja. Ja sellepärast Paulus ütleb samamoodi ka, et vaadake, et siis üksteist ära ei neela. Ja ma tahan öelda, et käige vaimus, siis te ei täida lihalikke imusid. Sest lihalik loomus imustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida te tahaksite. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. Ja siis on räägitud lihaliku loomuse teod, mis on ilmsed. Need on hoorus, need on rüvedus, need on kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemised, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, millest ma hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Ja nüüd on niimoodi, et kui nüüd aus olla, et mis siis on tegelikult, see kiri on ju tegelikult, loeme selle ära, et kellel see kirjutatud on ka, et meil siin mingit kahtlust ei ole. Võtan kirja algusega. Paulus, apostel, mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on üles äratanud surnust. Ning kõik vennad, kes minu juures Galatia kogudustele. Nii et see on kogudustel kirjutatud kiri, et nad selle ei pureleks ja et nad ei teeks kõiki neid koledaid asju. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie isa tahtmist mööda. No täitsa see, nagu ma alguses rääkisin, et näed, see kurat on mis olemas, see võib olla niisugune häiriv jutt, et kuidas see siis ei ole, et trampige see kurat kohe siit välja igalt poolt, et astud väe peale, ei ole. Ei, vaid meid kistakse välja tegelikult sellest kurjast ajastust. Sest et see maailm on kurja võimuses, seda on lubatud praegusel hetkel ja see on selline moment siin selles maailmas ja ei me seda kõike maailma pühaks muuda, vaid meie peame pühaks saama ja meie kaudu seda Jumala riiki see tuleb. Ja nüüd ongi niimoodi, et need igasugused valed tegelikult asjad, need rüvedused ja need kõlvatused ja asjad tegelikult, ütleme, et need on täiesti tegelikult olemas. Ütleme, et on ikka räägitud sedasi, et on mingi pastorite konverents ja hotellides praegusel ajal enam seda ei ole, aga et hotellis saavad aru, et kõik pornovideod laenati välja ja pastorid on täitnud hotelli. Kõik said aru, et mis seal tegelikult toimub. Praegusel hetkel seda vaja ei ole, nüüd minnakse internetti ja vahitakse seal, eks. Aga ütleme, et kui kool ja need, kes seal meestega tööd tegid, see on selline valdkond, et see lihtsalt ongi niimoodi, et selline rõvedus ja vale tegelikult elab mingisuguse pühaduse katte all. Pühad näod on ette tehtud ja sellepärast, kui Paulus kirjutab seda seal 1. sajandil, ta ütleb, et ei saa niimoodi tegelikult elada, et need kõik asjad on seal. See ei ole sedasi, et maailmale kirjutatud, see on kogudusele kirjutatud kiri, sest et maailm me ei loe ju seda. Ja sellepärast täna meie ka loeme. Muidugi kadetsemised ja purjutamised ja igasugused asjad. Ja muu sarnane, mida ta räägib. Raevutsemine. Vaata, kuidas see tegelikult võib olla. Vaata, süda saab vahest täis, vahest nagu purskad välja. Vaata, me peame nagu sellest üle saama, et see vaimuvili tuleks esile. Et kõigepealt tuleb sinna armastus, eks hakkame sealt 22 lugema, tuleb hoopis armastus, tuleb rõõm. Ja tegelikult on Jumala rahval rõõmupuudust. See on täiesti selge. Ei ole, Jumala rahvas ei ole niimoodi, et niisugune super rõõmus. Sa pead tegelikult midagi rõõmsat nendele ütlema, et nende suunurkasid üles poole saada. Ja sellepärast, et kui nad oleksid rõõmsad, siis nad oleksid seda, eks. Sest et vaata, kui on rõõm sees, seda kuskile nagu peita tegelikult ei saa. Aga kui teda ei ole, teda ei ole ja siis pead meelde tuletama, et tegelikult me oleme ju rõõmus rahvas, eks. Ja sellepärast me oleme. Aga kallid, see ka ei aita, kui see me sees tegelikult ei ole, et me lihtsalt suudame seda väliselt nagu kuidagi näidata, sest see peab päriselt olema. Armastus peab päriselt olema. Ja küsimus on selles, kas on rahu. Ja sellepärast ka see on selline lugu, et miks on nii palju tegelikult depressiooni tegelikult Jumala rahva hulgas? Miks on nii palju depressiooni inimestel? Kus kohas seda olla saab? Kui tegelikult Jumala riigis on õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja kui vaimuviljad on need asjad, need on tegelikult kättesaadavad asjad. Neid asju ei peaks tegelikult mitte sugugi olema. Aga tähendab, me ei ole nagu nende asjade sees. Ja siis on niimoodi, et pikmeel niisugusest kannatlikkust ja lahkust ja headust ja uustavust ja tasadust ja enesevalitsust. Ütleme, et see ongi nagu, et hakkad ennast võitma, nagu millest me täna juba ka rääkisime. Ja sellepärast, kallid, need on nii tegelikult sellised olulised asjad, kus tegelikult meil
tuleb nagu seda võitu saavutada ja see ei ole mitte mingisugune niisugune teoreetiline asi, vaid jumal ootab puht praktiliselt, et see meie juures niimoodi oleks. aga kust kohast me need vaimuviljad saame? Ega me neid ise välja ei punnita. vaata, kui me oleme viinapuus, ilma minuteid ei saa mitte midagi teha. me peame tegelikult oma issandal olema tegelikult nii lähedal. me peame olema niisuguses sõltuvuses tegelikult issandast. vaata, väga paljud inimesed on sõltlased, erinevate asjade sõltlased ja tegelikult üks hea sõltuvus, mis meil olema peaks, tegelikult peaks olema jumalast sõltuvus. ja kõik halvad sõltuvused kadugu ära. Aga üks hea sõltuvus ja sõltlasi on palju ja need patt orjastab ja inimesed on nagu selles kinni, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et jumal tahaks, et me oleksime talle tegelikult väga lähedal. jumal on loonudki niimoodi elu, et me ei saa lahus temast elada. ta ei tahagi, et me saavutaksime nagu ütleme kõiki neid asju nagu ise, et et meil jumalat vaja ei oleks. et oleme kõik need nii armastust täis ja rõõmsad ja ei, armastus on püha vaimu läbi meie südametesse valatud. Ja vaata, jumal saadab, mina usun sedasi, ta saadab järjest tegelikult siis sulle nagu neid raskemaid proove ka veel, mida veel armastama hakata, kui sa ühe taseme juba õppisid ära armastama. Siis ta saadab sulle raskema variandi, keda sa veel pead armastama ja sellepärast on see nii, et ja olukordades samamoodi. Me vajame seda kõike, seda rahu ja rõõmu ja kannatlikkust ja kõike, mida issand tegelikult anda tahab. Ja kiitus Jumalale. Ja nendes asjades, nagu on öeldud sedasi, et võidu annab meile tegelikult issand. Võidu annab meile issand. See on selline, ütleme, et me võime seda lauset tarvitada siin nende maailma olukordade kohta, et kuhu need võidud lähevad, võidu annab issand, kindlasti on see ka. Aga meie isiklikus elus ka, nagu need võidud, ütleme, millest ma ka siin räägin, tegelikult on see ikkagi issand. Kui me oleme elamas vaimus, kui me oleme vaimu juhitud, vaata, siis on see tegelikult on niivõrd tähtis asi. Ütleme, et väga puudutas mind oli, kui Andrei jutlust kuulasin, üks nagu selline asi. Andrei ütles, nagu seal ütles, et ühel hetkel oli niimoodi, et ta on väga niimoodi, tihti räägib sedasi, et kuidas tema iga hommiku, mina nii tubli ei ole, et iga hommiku ja iga ööd ja vahest jätan ikka vahele ka neid, aga tema alati iga hommiku väga tugevalt issanda ees ja kõik selliselt on. Ühel korral ta sai nagu jumala käest nagu selliselt loomida. Ütled, aga miks sa siia tuled? Sa tuled sellepärast, et sul oleks uusi jutlusi ja uusi ilmutusi, mida rääkida. Eks sa ei tule lihtsalt sellepärast, et sa ise muutuksid ilusamaks, et su armastus kasvaks ja et sinu juures oleks nagu see töö, et sa tuled issanda juurde. Sa tuled selleks, et teistele seda nagu anda ja sa oleksid lihtsalt varustatud ja võiksid nagu minna. Ja sellepärast, kallid, nii see on, tegelikult see ongi nii, et meie motiivid ja need asjad tegelikult, kui sa hakkad niimoodi jumalaga lähestikku olema, need tulevad tegelikult välja. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid jumal, et me nagu näeksime iseendid, vaata selles jumala lähedalus, et mis on vaja tegelikult teha. Eks see niisugused paar nagu põhiasja, mis meil on, ütleme, et see 1. Korintuse 13 väga raske koht, mida Paulus kirjutab sedasi ja ka 14. peatükk, eks seal. Ta ütleb sedasi, et vaata, armastus on üle kõige. Kõik muu on tühine. Kui ma teaksin ka kõik asjad, aga mul poleks armastus, kõik tühine. Annaksin oma ihuga põletada, mul poleks armastust, kõik on tühine. Kõik on selline tühine. Teaksin kõike, ütleme, et niisugune super. Ja Paulusel olid suured ilmutused, Paulusel olid suured teadmised. Ja siis ta ütleb täiega, et kuule, aga kui armastust ei ole, siis see kõik on tegelikult on null. Ja sellepärast on. Ja seal samas on, et taotlege neid vaimuandeid. Milleks neid taotletakse? Koguduse ehitamiseks. Keeltes palvetad, ehitad iseennast. Ja vaata, see on jälle, et vaata see pool, et sa ehitad iseennast, et vaata, mis sinu juures muutuks paremaks, eks. Et mis paremaks muutuks. Ja kui sa prohvetlikult räägid, siis ehitab kogudust. Ja sellepärast on kallid, need, ütleme, et nii sageli tegelikult on niimoodi, et see mina läheb nii suureks, et meie tegelikult tahaksime nagu ise olla. Teate, ma mõtlesin näiteks Moosese peale, kui seda kõike lugu täna tegin. Jumal annab Moosesele nii suured ilmutused, et vaata, ma olen ikka alati nagu imestanud ühte seda, et talle antakse nagu pilt maailma loomisest. Tema kirjutab seda, ta kirjutab seda hiljem. Aga ta oli kõige alandlikum inimene, kes oli. Jumal andis tema kätte sedasi. Seal sõnas on öeldud sedasi. Me näeme, et seal ühel hetkel ta seal, kui ta seal kaljut lööb ja enam nii alandlik ei ole,
siis võetakse see tõotatud maa selle pääsemise võimalus ära. aga sa vaata, kui palju talle tegelikult anti selle tõttu, et ta oli nii alandlik tegelikult, et ta oskab loomislugu tegelikult rääkida. See, no ütleme, ilmutuse raamatus Johannesele antakse need lõpulugusid tegelikult rääkida väga otseselt ja teistele prohvetitele ka. aga noh, ütleme, sellised loomise lood, ikka super tegelikult, kuidas Mooses seda, no kõik käsud, no mis asjad anti, kõik see, kuidas taevas on need, no ütleme, see taevane jumala teenistus ja ta teeb selle taevase eeskuju järgi. kõik need telgid ja laekad ja esemed ja värgid, no see oli super tegelikult, mida jumal Moosesele sai anda. aga vaata, ta sai anda ja selle tõttu, et ta oli ustav talle, ta oli ustav, nagu on öeldud tema kohta, selles telgis, kus ta tegelikult teenis. ja Paulus õpetab, ütleb Timoteusele, et anna see sõnum, mida ma sulle ka räägin, anna ustavate inimeste kätte. ja vaata, küsimus ongi selles, et ei ole me nii ustavad, eks, ei ole me nii alandlikud ja issandal on tegelikult otsida, no kus kohta ta saab midagi anda. Need tahtid küll, et anna mulle, anna võidmist ka ja küll ma vägev olen sulle, issand, tead. et aga ei, jumalal ei ole tegelikult seda absoluutselt vaja, vaid ta tegelikult otsib üldse neid, et kellele saaks anda, et kes oleksid sellised asjad, kes ennast niimoodi puhastab, et oleks nagu tarvitatav. Sellepärast, et me ise arvame, et noh, et me kõlbame küll, aga tegelikult on niimoodi, et eelkõige jumal tegutseb meie juures, et ta meid tarvitada saaks. ja nüüd on niimoodi, et see on nagu üks jumala pool ja see on isegi nagu jumala rahva keskele võib-olla, sest et need ilmutused ja sõnumid, no küll, need lähevad meile korda, ega maailmale korda ei lähe. Ei see maailma loomise lugu, mis on piiblis, ei need, ütleme, ilmutuse raamatu lood, mis lõpus saab olema, ega see maailm neid ei loe, me need siin koguduses tuleme, räägime nendest asjadest. aga teate, mis maailmale korda läheb? Maailmale läheb korda seda, kui sa oled kuskil inimeste keskel, kas sinus on armastust? Vaat see läheb korda, seda nad tajuvad, eks. kas sus on tasadust, kas sus on kannatlikkust, kas sus on tegelikult seda, noh, mis on, noh, kus on niimoodi, et sa suudad nagu ära taluda. Nagu selle olukorra, mis on ümberringi armastusega, mis on sulle isegi nagu ebameeldiv. Mul on nii meeles üks oma rumalus, mis ma tegin ühes uues töökohas, kuhu ma läksin. Ja siis oli niimoodi, et see, noh, ütleme, see puidumasinad olid seal ja mina ei tundnud seda masinat. Noh, ma olin kuidagi ammu koolis õppinud, ega sellist masinat ma veel nagu näinud ei olnud ja töötanud selle peale ei olnud aga olin seal isegi meistrina nagu tööl ja siis oli niimoodi, et see juhataja seisab mu kõrval ja mina lülitasin tegelikult sellel masinal moolu välja. Lihtsalt täiesti lõplikult voolu välja, tegelikult ei tohtinud lülitada. Sest et seal pidi see pidurdus toimuma ka elektriga veel, et elektrilised pidurid olid sellel, et see seisma jääks korralikult. Aga mina lülitasin voolu välja, pidurid kadusid ka ära ja see suur lai lihvimislint, mis seal oli, see jooksis silmade all ribadeks, noh ja see oli täiesti uus. Alles sai sinna peale pandud ja ma lasin selle lindi pilbastaks, eks. No see oli kroonide aeg ja noh, ma mõtlen, võib-olla 100 krooni või ma ei mäleta neid rahasid, mida see maksis. Aga ma nägin sedasi, kuidas juhataja ennast talitses, et mulle mitte midagi halvasti ütelda. Ta lihtsalt, ma nägin sedasi, ta pingutas, et lihtsalt ära kannatada see rumalus, mida ta uus tööline kohe tema silmas korda saatis. Ja tead, see jääb nii meelde, kuidas ta tegelikult ennast talitses. Mina tegin rumalasti, mina ei teadnud. Ja ega ma tahtlikult ei teinud ega midagi, ta sai nähtavasti ega sellest aru. Aga seda oli nagu ilus näha. No oleks võinud ju kohe lajatada ja igasugused sõnad seal välja laduda, et kellega ma olen kokku siin saanud praegusel hetkel, eks. Aga sellepärast, vaata, meie mäletame tegelikult seda, ja iga kord, kui ma teda kuskil kaupluses või kohas näen, austusega tervitan, sest et vaata, midagi väga ilusat sain tegelikult tema kaudu kogeda. Ja sellepärast, kallid, ja inimesed tegelikult ei viitsi meie jutusid kuulata. Nad tahavad kogeda meid. Kas me tõesti armastame või on meil lihtsalt mingi püha nägu ees ja parasjagu mühakad oleme siin ja ebameeldivad teiste jaoks. Või on see niimoodi, et kui kokku saad, et tunned, et kuule, et armastusega said kokku. Sest et maailm tegelikult eelkõige meid näeb meie iseloomu järgi. Ja sellepärast ei aita see mingisugune jutt jumalast. Ja ka nüüd ongi, ja muidugi, eks me jutud ka, nagu ütlesin juba alguses ka tein näite, et meil võivad need tagarääkimised jutud olla. Aga lihtsalt juhin tähelepanu ka, et elame siin selles maailmas praegu, me näeme kas või praegu, et me riigipead on niimoodi hästi avalikud. Me näeme, kes räägivad väga viisakalt ja me näeme neid, kes räägivad ülbelt ja kes ropendavad ja räägivad halvasti, me näeme kõiki neid. Nüüd midagi on sealt õppida, tegelikult on väga tugevalt on õppida. Kui me mõtleme oma issanda peale, ta ei sõimanud, kui teda sõimati,
ta andestas, ta palub ristil, et isa anna nendele andeks. ja sellepärast on kallid, nii see on, et me põhimõtteliselt võime seda näha. siin maailmas käib ju praegusel hetkel, mina ütlen, et võitlus käib hea ja kurja vahel. aga kus see hea ja kuri on? mõlemad pooled ütlevad niimoodi, kuri on seal, teine ütleb, kuri on seal, teine ütleb, et hea on siin ja teine ütleb, et hea on siin. mõlemad on sellised, ütleme isegi võib-olla see hea pool tavaliselt nii väga ei ütlegi, et ta see hea on, vaid et eriti need, ma usun, et kui sa oled vaimulikult tark inimene, sa saad tegelikult selle asja aru, kui sa natukese vaatad ja kui sa issanda käest ka küsid, kuidas need asjad on. ja sellepärast me näeme, et osad asjad on niimoodi, et võimatu selgeks rääkida. Ma siin Johannese evangeeliumist natuke ütlesin. Johannese 8. peatükk, see on, räägib nagu sellest, et võimatu on omavahel rääkida. Jeesus räägib, ma tulin isa juurest, isa läkitas mind, ma räägin seda, mida isa tahab, et ma räägin ja ma teen neid asju, mida isa tahab, et ma teen ja siis, ütleme, ja teine pool absoluutselt ei saa aru, ei saa sellest isast aru. tead, ja need erinevad riigid ei suudagi aru saada. Kogu aeg on niisugune täielik vasturääkivus ja mittemõistmine. Lõpuks on nii, et nad võtavad kivisid, et Jeesust visata. Jeesus ütleb nendele otse, te olete isast kuradist. Ei ole, me oleme isast Abrahamist. Vaidlevad seal ja sellepärast me näeme sedasi, et vaata, kui praegu samamoodi me näeme sedasi, et kuivõrd on tegelikult võimatu vahest kuskil nagu asju rääkida. Ja ega ei saagi asju selgeks rääkida. Jeesus ei saanud ka nendele mitte midagi selgeks rääkida. Ja sellepärast on niimoodi, et meil on ka sellest õppida, me ei pea kõigile suutma rääkida. Me võime vahest rääkida, vaidlema me tegelikult ei pea, aga me näeme, et sellel hetkel Jeesus, rääkis selle pärast ka, et tegelikult teda rünnati. Nende asjade pärast, mida ta tegi, mida ta rääkis ja sellepärast on see nii, et see on siiani tegelikult on siin selles maailmas käimas. Ja sellepärast me näeme, et see võitlus siin selle hea ja kurja vahel on tegelikult on käimas. Ja sellepärast on, oleme sellises olukorras. Aga meie nüüd ütleme kõige selle keskel, mis me täna oleme rääkinud, eesmärk mul see, et me jõuaksime võidule ja selleks on meil vaja teha tegelikult oma pingutust, panna pattu maha ja jooksta kannatlikult ja need asjad, mis ma lugesin, et mida me pärime, need on veel kaugel. Aga ütleme, et kui kaugel kellegi see elu on, et eks, et millal me kuskile jõuame midagi saama. Aga põhimõtteliselt on need ikkagi nii, et nad ei ole veel käes. Aga praegusel hetkel on väga tähtis on tegelikult teha just eelkõige enda juures tööd. Ja mitte nii palju nagu mures olla selle pärast, et mida me oskame teha, vaid millised me tegelikult oleme. Sellepärast, et issand ütleb sedasi, et kutsutud, valitud ja ustavad võidavad, õiged jõuavad kohale. Pühad, teatud asjad issanda poolt, aga panite tähele sedasi, et ka selle küpsuse koha pealt on tegelikult meil omal parasjagu tööd. Kas oled rahul kõigega? Võtta see küps inimene, nagu Timoteuse kirjas seal on öeldud sedasi. See on rahul sellega, mis tal parasjagu on. Ja nii, et kiitus Jumalale, et need oleme võinud sõnavalgel natuke enda peale vaadata. Aamen. Tõuseme. Isa taevas, ütlen sulle südamest tänu. Et on veel valmistamise aeg ja tänu sulle, Jumal, et ise seda sõna valmistades olen võinud kogeda, kus sinu pühavaimu valgus on näitamas, paljastamas motiive, armastuse puudust, kõike seda, mis iganes on, mitte mõistmist ja ei ole seda pikka meelt ja ei ole seda lahkust ja headust ja seda kõike nagu peaks olema. Aga isa, me täname sind, et me täna võime lihtsalt kippuda sulle lähedale. Me täname sind, Jumal, et sina oled see, kes sa meid pühaks teed. Me täname sind, et Jeesus, sinu õigsuses me tegelikult oleme ka õigeks saanud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga Jumal, me täname sind, et sa oled täna tegelikult meid innustanud oma sõna läbi ka selle koha pealt, et igasugused valed asjad tegelikult, mis meil on, need langeksid veel ära. Ja isa, ma palun seda, et need vaimuviljad eelkõige võiksid esile tulla. Et see, mis puudutab just ka muidu õdesid, vendasid koguduses on hea, kui need vaimuviljad on tegutsemas, kus on armastust ja rõõmu, on rahu ja pikka meelt ja lahkust ja headust ja ustavust ja tasadust ja enesevalitsust. Aga isa, me palume seda, et see Kristus sinu hea lõhn tegelikult, mitte meie lõhn, vaid see sinu hea lõhn võiks levida selles võidukäigus, kuhu sa meid oled kutsunud ja aita meid võidule jõuda. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aamen.